Sit red. Attention. Ja startamatult on kohe näha, et on Sisekaitseakadeemia võtnud siin liidripositsiooni Kaitseväe peastaabi ees. Ja nüüd, kui on läbitud juba 100 meetrit, võib öelda, et selline kolmandiku paali pikkuse võrra on Sisekaitseakadeemia edu. Keskmist tempot hoitakse seal 1.26,5–1.27 vahel. Aga tundub, et tõusvas tempos on Sisekaitseakadeemia meeskond siin minemas praegu läbitud 200 meetrit ja vahe püsib Kaitseväe peastaabi ees stabiilse poole paali pikkusena, nii et kindel liidripositsioon on praegu olemas. Näis, kas Kaitseväe peastaap suudab ennast nüüd koguda ja kes võiks teisel veerandil, teises pooles olla osutuda ohtlikuks Sisekaitseakadeemiale. Mulle tundubki, et Kaitseväe peastaap on saanud endale uue hingamise seal ja üsna võrdses tempos tulevad Sisekaitseakadeemia keskmine 500 meetri aeg näiteks seal kukkuvad ja kohe jõutakse sisuliselt võrdsele tasemele. Seal 10 sekundit on veel vahet ja nüüd on täpselt põlema tempo ja näete, et Kaitseväe peastaap on tõusnud Sisekaitseakadeemia kõrvale ja jäänud on kõigest 50 meetrit ja nüüd on näha, et Kaitseväe peastaap on võtmas siit oma ja tõenäoliselt Sisekaitseakadeemia enam sellele lõpukiirusele hakata ei suuda ja täpselt nii ongi 1.27,4. Palju õnne Kaitseväe peastaabile ja 1.28,0 Sisekaitseakadeemia, kes nii tõepoolest mõned lõpplahendus oli selles söödus, kus sinistes särkides Sisekaitseakadeemia võistkond, kes siis arvavõistluse teise koha siit täna päivis ja võistluses siis teie ees ja väga põnev oli see finaal, ei jäänud nad palju maha, et oleksid võtnud ka siis liidripositsioon. Aga proovivad nad kindlasti selle uuesti järgmisel aastal. Ja võistlustes võitja Kaitseväe peastaap tulemusega 1.27,4. Kutsume aplausiga välja Kaitseväe peastaabi kvarteti siin ja sealt nad tulevad veel kord 1.27,4, mis on siis 60 parem kui teise koha võtnud Sisekaitseakadeemia resultaat. Suur tänu, head medaliomanikud.